3 minutit lisaks. Austatud istungi juhataja, head kolleegid. Eestis on käimas maksupoliitiline eksperiment, mille hind on liiga suur. Ja seda mitte ainult rahaliselt. Ja automaks tegelikult, ega see pole lihtsalt niisama maks. Reaalselt see on test, kui palju Eesti pered on suuteliselt veel taluma. Testitakse, kui palju veel kannatavad välja lasterikkad pered, kus on erivajadusega laps või pereliige, pered, kes elavad maal, pered, kellel on väike sissetulek. Ja Reformierakonna valitsus katsetab praegu, kui kaugele võib minna, kui palju veel saab neid peresid koorida. Automaksu puhul me räägime 4-kordsest maksustamist. Ma olen seda mitu korda rääkinud. Eelmisel aastal tõusis käibemaks. Selle tõttu meil läksid kallimaks nii autod, varuosad, teenused. Täna oli isegi eraldi uudis, et inimestel pole enam raha, et käia autohoolduses. Juulis meil tõuseb käibemaks veelgi. Kõik kallineb uuesti. Teiseks meil väga korralikult tõsteti kütuseaktsiisi, mis on tegelikult juba CO2 maks. Kolmandaks rakendati eraldi registreerimistasu kõikidele autodele ja neljandaks siis automaksu aastatasu. Kusjuures see pole ka kõik, et ma olen varem rääkinud sellest, et kuidas meil on parkimistrahvid juba jõudnud 80 euroni, mis on isegi suuremad kui Soomes. Nii et põhimõtteliselt võib öelda, et 5 erineval moel kooritakse inimesed, kooritakse pered, kellel on üks sõidu. Ja kusjuures eile läbirääkimiste käigus tuli välja, et sotsiaaldemokraadid soovisid veel palju suuremat maksu. Võrklaev tõi välja, et Ossinovski palus maksustada CO2 veelgi kõrgemalt ja palju karmimalt. Et nüüd, kui automaks läheb suure tõenäosusega muutmisele, ma loodan, et ei suruta üldse midagi sarnast läbi. Sest siiani iga uue automaksu versiooniga on see läinud ainult hullemaks. Ja tahaks tegelikult loetleda ka asju, mida siis valitsus vastu pakub. Nüüd korjates kõik need maksud kokku. Teehoiukava järgi teede ehitusse meil investeeritakse 2 korda vähem. Ma olen naljaga pooleks rääkinud, et see võib-olla ongi valitsuse plaan, et automaksu tulemusel on 2 korda vähem autosid, et siis ei olegi vaja teede taristusse investeerida, et investeeritaksegi 2 korda vähem. Ja kui keegi soovibki autost loobuda, olla keskkonnasõbralik, kasutada ühistransporti, siin on ka juba Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 kingituse teinud, tasuta ühistransport muudeti maapiirkondades tasuliseks ja lubati, et maapiirkondades läheb koos liikuvusreformiga kogu see ühistransport palju kättesaadavamaks, tõhusamaks, kiiremaks. Ja nüüd oli hiljuti uudis ERR-is. Plaan automaksuga koos liikuvusreform ellu viia pole tõeks saanud. Kas keegi üldse imestab? Ja ma arvan, eelkõneleja tegelikult väga hästi rääkis sellest mobiilsusest maapiirkondades ja üldse sellest, kuidas pered maapiirkondades hakkama saavad. Sest mina tegelikult üldse ei kujuta ette, kuidas pered maapiirkondades hakkama saavad. Nüüd jällegi automaksust ja põhiseadusest. Tänaseks on juba rohkem kui aasta täis, kus Keskerakond on rääkinud, et automaks on põhiseadusega vastuolus, kuna ei näe erisusi puuetega inimestele ja lasterikastele peredele. Ja ma veel kord selgitan, kus see vastuolu on. Põhiseaduse paragrahv 28 ütleb, et puuetega inimestele ja lasterikastele peredele peab olema tagatud riigi poolt kaitse, sest need on riigi erilise hoole all. Ja põhjus, miks see nii on selles, et just nendel on kõige suurem risk langeda vaesusse ja automaks kahjuks seda olukorda tekitab. Leevendusmeetmeid pole. Ja meil on juhtumid, kus lasterikkad pered või pered, kus on erivajadusega pereliige, on olnud sunnitud automaksu tulemusel hädavajalikust autost loobuma. Ja seetõttu see ebaõiglane automaks tuleb tühistada. Ja ma tuletan uuesti meelde kõik sammud, mida Keskerakond on ette võtnud, et see automaks tühistada. Rohkem kui aasta tagasi tellisime õiguslikku analüüsi, mis kinnitas selle põhiseadusvastasuse,
mida me mainisime saalis. Siis selle najal me pöördusime presidendi poole, ta jätaks automaksu välja kuulutamata ja ta tegigi seda. Ja viitaski sellele, et puuetega inimesed olid ebavõrdses olukorras, sest esimeses versioonis vabastust said vaid need, kellel oli auto ümber ehitatud. No mida siis tegi koalitsioon? Selle asemel, et teha kõigile maksuvabastus puuetega inimestele, tegi veel hullama eelnõu. Võeti igasugune erisus ära puuetega inimestele. Selle peale esitasime kaebuse Riigikohtusse. Kohus möönis, et kui seadus jõustub, igaühel on võimalus automaks vaidlustada ja et Riigikogu menetluses sellisel kujul, mis see toimus, piirati parlamendi vähemuse õigusi. Kuna ei lastud hääletada muudatusettepanekud, mis olid koos huvirühmadega koostatud, koostasime need lasterikaste perede liiduga, puuetega inimeste kojaga ja sellega piirati rahva häält, et need muudatusettepanekud isegi ei lastud suurde saali hääletusele. Ja kõigi nende samade põhjendustega me pöördusime juba augustis õiguskantsleri poole, et automaks on põhiseadusega vastuolus. Aga huvitaval kombel too hetk õiguskantsler ei näinud midagi põhiseadusvastast. Ja muidugi selle tulemusel jaanuari alguses me juba esitasime 2 kaebust halduskohtusse, et automaks tühistada. Ja huvitaval kombel nüüd tuli õiguskantslerilt välja pöördumine ja sõnum, millega ta tuleb ka Riigikokku, et ikkagi automaks on vastuolus põhiseadusega. Mis kõige huvitavam, et oma põhjendustes ta kasutab neid samu teese, millega ka meie pöördusime õiguskantsleri poole. Ehk siis see, et ei ole vabastusi, erisusi puuetega inimestele, lasterikastele peredele. Eraldi ta ütleb, et halduskohus võib algatada põhiseaduslikkuse järelevalve. Muidugi võib algatada, sest meie kaebused on juba praegu halduskohtus sees. Meie võitlus on alati olnud süsteemne, sisuline, mitte loosunglik. Ja Keskerakond kindlasti jätkab võitlust automaksu vastu siin saalis, kohtusaalis, vajadusel lähme Riigikohtuni välja. Ja kui meil täna ei õnnestu see maha hääletada koos opositsiooniga, siis ma palun inimesi uskuda, ükskord me selle tühistame niikuinii ja kui varem veel ei õnnestu seda teha, tühistame selle ära 2027. aastal, kui pärast Riigikogu valimisi tuleme võimule, senikaua käime kohut, kasutame kõikvõimalikke õiguslikke instrumente ja Tallinnas me lubame kompenseerida lastega peredele, puuetega inimestele automaksu ja seda saame teha juba sellest aastast, kui Keskerakond tuleb oktoobris Tallinnas tagasi võimule. Ja me oleme juba selle eelnõuga Tallinna linnavolikogus esitanud. Aitäh! Aitäh!